ja ilusat laupäeva hommikut. Õues on nii mõnus päikseline ilm ja me oleme tulnud mängima. Õues on mega külm, sellepärast ma olen ka nii ära pakitud, aga ilus sellegipoolest, sest mõtlesin, et see külm ei loe siia midagi, kui nii ilus päikseline ilm on. Ja ma ostsin endale uue kaamera, aga ma ei oska seda kasutada veel. Ma natuke vaatan mingeid õpetusvideoid. Ehk siis ma võib-olla mingid klipid siia vlogi üritan teha kaameraga, aga enamus ilmselt tuleb veel telefoniga, et siis kui mul on ta rohkem veidi käpas, siis ma arvan, et ükskord ma kolin lihtsalt kaamera peale üle, aga ma arvan, et see vlog tuleb veel enamuses telefoniga. Ja eelmine kord viimases vlogis ma jäin pooleli meie kodu remontimisega, et ma mõtlesin, et ma just ju näitan edasi, aga me ei olegi nüüd praegu midagi rohkem teinud, kui et alustan natukene ühe seinaga omal esikus ja see nädalavahetus me siis mõtlesime, et proovime saada sellega lõpule, et vähemalt tapeetimisega, et liistude paneke nii võib jääda uue nädala algusesse, aga lihtsalt see tapeetimine saaks ma loodetavasti täiesti lõpuni, aga praegu alustame hommikut rahulikult, mõnusalt mängides ja eks näis, mis päev edasi toob. Naudid ilma või? Suvine päike. Unistused. Me oleme kodus tagasi ja Leo juba magab, Kris paneb Millit magama. Nad käisid mul õe juures abis ja mina võtsin ette kodu koristamise. Eile ma kakkusin kõik diivani katted ära. Meil käivad istumispadjakatted ära ja tavaliselt need seljapadjakatted käivad ka kõik ära. Ja ma panin need pessu kuivatiga ja nad kuivasid täiesti kuivaks. Ma veits kartsin küll, et kuna see on nii paks materjal ja ma topin kõik korraga, et siis nad ei kuivaki ära, aga kõik kuivasid ära ja ma sain nad kohe tagasi pandud ja elutuba lõhnab nii hästi nüüd. Ja nii ilus on ja päike paistab sinna diivani peale ja nagu nii mõnus on. Ja nüüd ma puhastasin ära masina, nõude selle põrandapesumasina ja panin rullikud pessu, et kui need sealt pesust nüüd tulevad, siis ma käin selle põrandapesumasinaga veel toad ka ära ja siis on küll nagu kõik ülimõnna ja ongi kuidagi siuke tavaline, samas osati suurem kodu nädalavahetuse koristus tehtud.
mu viimane klipp oli, et Kris paneb Millid magama ja sellest ei tulnud mitte midagi välja. Meil ei ole sükest asja varem olnud. Ta röökis nii jõhkralt, et ta oleks peaaegu hakanud uksendama. Sest et ma ei tea, mis tal oli, ta polnud nõus magama minema. Ja see on tõesti nagu esimene kord meil. Ehk siis lõpuks ta ei läinudki peale vist 4 korda proovimist. Ta ei läinudki magama ja siis Leo ärkas ka kuidagi maru vara endale ununest. Ehk siis me pakkisime lapsed kokku. Tulime Tartusse, käisime mütse vaatamas. Sellest ma muidugi mitte ühtegi klippi ei teinud, nagu ikka. Aga käisime endale soojamaid mütse vaatamas. Kahjuks midagi ei leidnud. Et ongi ainult kas mingid õhukesed kevad-sügismütsid, mis meil on nagu sellised õhukesed, või siis on talvemütsid. Midagi sellised vahepealsed natukene soojama voodriga, ma ei tea, me ei leidnud. Aga ei ole hullu, ma vaatan äkki kuskil netipoest. Ja siis käisime Mäkist läbi, võtsime kõigile süüa, sest lapsed ei olnud nagu söönud. Milli oli, aga Leo ju peale und ei olnud. Ja nüüd tulime siis siia Tartusse ühte lasteaeda mängima, aga hästi natukeseks, sest et kui ma mõtlesin, et hommikul oli Elva lähistel külm, siis siin Tartus ma tahaks palun oma talvejopet, sest nii külm on. Ehk siis jah, nüüd lapsed hästi natukene mängivad ja siis lähme kodu poole, sest tõesti nii külm on. Aga sellised meie nädalavahetused välja näevadki, et me oleme rohkem õues kui sees ja me kogu aeg üritame lastega midagi teha, sest et toas nad tahavad nii ülemeelikuks ja neil on igav. Siis nad kaklavad, pahandavad üksteisega ja see viib nagu kõiki stressi. Ehk siis, jah, kuidagi tundub nii rutiinne, et iga vlog on põhimõtteliselt üks ja sama asi. Aga see on lihtsalt see, mis me teeme. Ja samas ma nagu tahan teiega jagada seda. Ma tahan näidata, mida me teeme. Et isegi kui see on niisugune suht samasugune kõik, siis midagi muud on ikka. Miskid erinevat on nagu ikka. Et ma just loodan, et keegi sellest ära ei tüdine. Ma näen nagu viimane pätt välja, aga ma tahtsin ühte asja veel lisada, et minu meelest praegu see sügis, mis meil on nii ilus. Nagu just praegu, nüüd oktoobri keskpaik või? Nii ilus. Nagu ma kuidagi ei mäletanudki, et nii ilus võis sügis olla. Et sügis ongi nagu ainult selle täpselt just siukse hetke mõttes mu lemmik ja ülejäänud sügis mulle ei meeldi. Et mulle meeldibki see, et kui kõik lehed on oranžid ja siis hästi palju on neid maas, aga samas neid on veel puude peal ja siis päike paistab ja siis on siuke jahe õhk. Aga suurem osas sügis mulle muidu ei meeldi. Mu lemmik on talv, jõulud, andke mulle lund ja siis ma olen õnnelik. Et aga jah, ma just tahtsin lisada seda, et praegu on nii ilus sügis. Meil ei tohi siia tulla. Miks ei tohi? Aga ei tohi vaadata ta. Tere pühapäeva hommikut. Me ärkasime täna alles kell 8. Ma ei tea, mis ime see on väga harv juhus meie peres, kui me nii hilja saame ärkata. Tavast on ikka siukene 6:30, hiljemalt 7, aga kõigil oli vist mõnus uni. Meil Krisiga läksime alles kell 1 öösel magama, sest mina lakkisin seda köögiseina ja Kris esikus tapeetis. Mitte küll siit poolt esikust, aga tagant poolt. Ja siis me lõpetasime alles kell 1. Ja praegu ta paneb liiste tagasi. Sellest ka siuke paugutamine. Aga jah, eile õhtul me filmin mitte midagi, sest et väljas oli juba nii pime ja kuidagi toas oli ka nii pime ja ei olnud siukest head valgust. Eks ma mõtlesin, et ma pigem filmin ja näitan midagi täna hommikul, mis me siin ära oleme teinud. Nüüd on hästi selge. Täna hoopis
mul on kuidagi nii vastastikused tunded tekkinud selle esikutapeediga, sest Kris ütles mulle kuskil nädalake tagasi, et muidu ilus tapeet, et aga seinas on kuidagi nagu nõukaaegse korteri vibe. Ja siis ma hakkasin vaatama, et nagu tegelikult ongi. Ja nüüd mul on kuidagi nii, ma ei suuda ennast ümber sätestada, mõtestada, et tegelikult on see ju ilus, et nagu kõik siit just sädeleb, uued need mitte pistikud, vaid need lülitid on, et samas ma nagu vihkasin seda rohelist, aga ma ei tea, mis selle teeb kuidagi selleks nõukaaegseks. Kas need liistud, seda on vanad, samamoodi need uksed, need on ju vanad, et neid me välja ei vaheta, aga ma kuidagi ma ei suuda ennast üldse nüüd ümber sätestada, et nagu see näeb tegelikult hea välja, see on ilus tapeet, sest poes ju mulle nii rämedalt meeldis ta, et ma lihtsalt loodan, et kui see ülejäänud esik on ka tehtud ja et nagu kõik pilt on koos ja ta on nagu ühtne, et siis kuidagi mu vaade muutub, ma ei tea, ma just väga loodan, et ma ei jää nii-öelda kahetsema, et ma seda tapeeti võtsin, mitte et ma lihtsalt siis ära ei värvinud nagu seinu, mis oli nagu meie algne mõte, et pruunikaks või hallikaks midagi süükest värvida. Et ma just loodan, et lõpuks mulle ikkagi jääb see tapeet nii-öelda meeldima, mitte et ma hakkan nagu veel rohkem selles kahtlema. Nagu põel ja Otto. Kus me lähme? Valima. Valima? Jah. Kris käseb mul valima minna. Ma ei ole veel käinud kunagi valimas. Nii et on tagumine aeg, et minna. Seega me mõtlesime, et võtame lapsed kaasa. Milli on väga paha tujuga ja käime valimas ära. Milli on tekkinud palavik ja see on nii nõme, sest et homme on lasteaiapäev ja lasteaias on oma pildistamine. Ehk siis ta lasteaeda ei lähe, aga pildistama läheb ikka. Et nad saaksid Leoga pildid ära tehtud, et siis ta saaks oma rühmaga pildid ära tehtud ja siis tuleb Krisiga koju. Et Kris jääb temaga hoolduslehele ja eile me avastasime, et kuidagi järsku tekkis tal nohu ja täna hommikul oli see veel hullem ja siis nüüd õhtupoolikul käisime valimas ära, tulime koju, ma läksin autot koristama ja siis Kris tuleb rõdu peale nagu millil on 38 pluss midagi ütles palavik ja nii kahju, nii kahju, et nagu auru teha, kohe teeme auru ja Leol vist on ka nohu tekkimas, ma ei saagi nagu aru, kas see on nagu mingi reaalselt nohu või siis lihtsalt selle külma pärast tal tatt tilgub, et aga me oleme nüüd auru teinud, sest me ostsime endale uue aurumasina. Päev on juba täiesti õhtusse liikunud, kell on 8, Milli juba läheb magama, Leo vaatab praegu multikat ja me ei olegi mitte midagi teinud täna õhtul rohkem. Peale seda, kui me valimas käisime ja millil siis palavik tuli, et lihtsalt kodus kaisutanud olnud, lapsed käisid pesemas ja siis meil oli väike hooldus, et kõrvade puhastus, küüntelõikus, millil kammisin juuksed ära, kreemitasin neid, sest et nendele mõlemal Leol on nagu nii-öelda siis diagnoositud või noh, mis iganes see hästi tugev atoopiline dermatiit ja tundub, et millil on sama asi, et hästi palju punaseid kuivasid laike on keha peal ja ega ei olegi midagi väga teinud, et see nädalavahetus üleüldse kuidagi oli nii kiire, et meil ei olnud küll mingeid rämedaid kohustusi ega midagi või plaane, kuhu me oleks pidanud minema või tegema, aga me veedamegi alati oma nädalavahetust suuremas osas kodust väljas. Et kas käime siis mängimas või otsime endale mingeid tegevusi, et lihtsalt, et oleks midagi, mida teha ja et ei istuks kogu aeg kodus, sest et tööpäevadel täpselt ju niimoodi ongi, et see rutiin on nii räme, et tuled koju ja ongi lihtsalt õhtu läheb nii ruttu peale tööpäeva, et ega ei jõuagi mitte midagi muud teha ja niimoodi 5 päeva järjest, et siis nädalavahetus on siuke aeg, kus tahaks siis midagi rohkem teha lastega, et üleüldse, et jah. Aga kui Kris nüüd Milli juures toast välja tuleb, siis minu jaoks veel õhtu ei lõppe. Et ma lähen välja, ma saan sõbrannaga kokku ja me ei ole nii ammu näinud üksteist. Mul on reaalselt juba nagu nii suuri katsus peal, sest et
varem me saime tihedamini kokku, aga noh, meil mõlemal on lapsed, väiksed lapsed, oma elu, oma pere, oma kodu, et pluss see, et ma nüüd tööl käin, siis nagu see kuidagi röövib seda aega täiega ära. Ehk siis tulemas teile väga tore õhtu, ma ei jõua ära oodata teda näha, me saaks jutustada, sõita natuke ringi, rääkida kõik hingelt ära, mis rääkida on ja siis homsest juba jälle tööle. Aga ma arvan, et siinkohal ma lõpetangi selle vlogikese ära. Ma loodan, et ma sain piisavalt mingit materjali ja nagu ikka, näeme järgmises videos. Ma loodan, et sulle meeldis. Tšau!